VKG Soojus on terve suve vältel teinud vajalikke töid, et olla valmis uueks kütteperioodiks. Siinkohal on oluline mainida, et juba sellel aastal oktoobris-novembris KIK-i rahastusega tehakse terve rida renoveerimistöid Jõhvis. Need tööd puudutavad eelkõige Jõhvi kesklinna Mihkli kiriku rajooni ning Kaare tänavat kuni ehituse ABC-ni. Tööde käigus vahetatakse välja need torud, mis olid paigaldatud umbes 50 aastat tagasi ja mille ekspluatatsioon hakkab lõppema. Kuidas on majadega, kes on jäänud peale eelmist aastat võlgnikeks? Tahaks väga rõõmustada teid, et selliseid võlgnikud meil ei olnud, aga kahjuks ei saa. Lõpetasime kütteperioodi ikkagi terve rida majadega, kellel on tekkinud probleemid arvete maksmisega, aga samas ma tahaks rõhutada sellele, et see aasta võrreldes teiste perioodidega on läinud paremaks ja see statistika on ka parem kui varem on olnud. Kui me lõpetasime kütteperioodi võlgnevusega peaaegu 110 000, siis tänaseks päevaks on see võlgu suurus on kuskil 32 000. Ehk korteriühistud on väga tublisti ja usinasti on maksnud suve vältel. Meil on olemas erikokkulepped korteriühistutega võlgnevuse tasumise osas, et korteriühistud ise on olnud väga aktiivsed ja isegi proaktiivsed, võtnud meiega ühendust ja öelnud, millal see võimalus neil tekib, et nad saaks seda võlgu likvideerida. Järve linnaosa võlgnevustase on 12 000 eurot ja Ahtme linnaosas on peaaegu 18 000 eurot. Irina Pojenko arvab, et mõlemad linnaosad maksavad enam-vähem samal tasemel. Ahtme linnaosas on tema sõnul lihtsalt sellel aastal olnud natukene rohkem maju, kellel on olnud raskusi võlgnevuse tasumisega. Samas kõige probleemsemad majad asuvad just Järve linnaosas.